No nii, tere! Ma olen Tuudur järjekordselt. Ja head siis vabariigi aastapäeva kõigile ka, kes vaatavad eestlastele. Ja täna on siis selline plaan, et Tartu ümber tiir peale kõndida. Praegu oleme siin kogenud vaata, kindlasti teab juba, kus me oleme. Hiina linnas, Tartus. Ja ma arvan, praegu oleme mingi 3 kilti kõndinud umbes või midagi sellist või? Ei ole nii palju, 2 midagi võib-olla. 1,93. Jah, 2 kamraadi on siin kaasas veel ja püüame siis hakkama saada sellega. Esimene takistus meie teel. Me saame sellest jagu. Martin pruud kõik koodid läbi. Aga noh, idee poolt saab parkuuriga küle, aga vaatame, kus parkuuri me täna hakkame. Libe on siin vaata pärast maanduda. No nii, kuidas läheb. Väga hästi, varsti on lahti. Kristel on äkki targem. Vaatame, kas töötab see värk siin. See oleks päris haige, kui töötaks midagi. Palju see kombinatsioon olla võib? Siin on omad nipid muidugi, aga vaatame. Kui oled pingel, siis saab, sa tunned, kui ta annab järgi nagu õige kombinatsiooni puhul, aga kurat, mulle tundub nagu, et... Tagasi ei tahaks minna siit polisest, aga võib-olla peame minema ikkagi. Siit on nagu olemine ronida ka, vaata, sellest puust, see läheb katki või? Ei lähe veel midagi tagasi. Oh! Kuulge, kas tal läks katki või töötas? Töötas. Jätan sa kood meelde, siis me pärast järgmalt teame, kui tuleme. Ütlen, need lukud on nagu suur fail sellega, et... Aga päris head, sa teadsid siukest neid, kui mina poleks teadnud? Pinge all ja keerad, ma olen varem... Sa teadsid, Martin, seda või? Ei. Vaata, kus vend kuradi on kasu ikka, me kaiverismis ka siin natukene. Aga nüüd läheb uisutamine edasi. Tegelikult peaks varsti ühe õlle kuskilt tegema, juba hakkab janutama natukene. Sa mõtled, kivil on koop või? Loodame, et seal ei ole ust lahti. Seal on ka. Õlled on luku taga. Paistab koop. Võtame esimese õlle. Esimene tänane õlle tuleb võtta, jah? Ega oota, 5 kilti saab täis äkki? Ei saa nii palju. Esimene nagu, aga ei saa öelda nagu, vaata. Üks juhib meid praegu juba õlledega, nii et... Peame 2 võtma. No nii, oleme jõudnud siia Ihast piirimaile, Tartu linna silt ilusti on, et meie teeme ikka nagu ausalt seda asja. Üks YouTube'i kanal siin natuke pettis, tegi lõikas igalt poolt. Neil vist ei tulnud 20 kiltigi täis, aga me ikka teeme korralikult õige tiiru ikka. Siin olid huvitavad tänavanimed, siin paremat kätt mingi Metsasarve ja mingid siuksed, mingid pillide järgi. Pillikoori ja nii edasi, seal ongi kõik... Nimelt ägedad nimed, mingi Trompeti tänav. Kõik seal tänavad seal. Fagoti tänav on ka või? Tuul läks ka väiksemaks, aga jah, praegu jah, 6,5 kilti kõndina alles, nii et tegelikult ei ole üldse palju, aga mis ikka, teeme ära. Õll sees, tuju parem kohe. Võtsime kütust juurde. Aga kohe lahti ka veel või? Ma võiks natuke ootama praegu, aga... Ma ei tea, ma tegin video jaoks ainult, aga ma tegelikult ei tahtnudki. Pead ära jooma. No nii, väike update ka, et oleme siis Ihastes. Koera auk. Kohe saab 10 täis. 10 kilti, jah. Jah, kamma peale võib-olla 10 õlut ka, aga jah, koera auk, mis kuuldes oled Ihastes juba väljas. Osad majad olid täitsa ilusad siin, aga mitte kõik, aga hea. Ja oleme Superranna tänavas. Keegi teab Superranna tänavat, siis 5 punkti sellest. Eesti lipud väljas, vabariigi aastapäeval, väga tore vaadata. Näed, esimene urval. Oh, näed, see on kevade märk ka, ei ole või? Oli hea, mõnest pehme, jah? Jah. Oota, seda sa muukida ei oska või? Seda lukku ei saa. Aga läbi siis kõrvalt, ma arvan. Mis see ikka noh? Oli muukvõtmed koju nagu. Oota, ongi valik, et kas me lõikame pigem selle tee peale või pigem juba sealt äkki kõrvalt või? No proovime sealt. No proovime sealt siis. Ihastade metsade vahel siin. Sööme sammalt näiteks. Habesammlik või? Sõid või? Ega see mürgine ei ole just, jah? Vatukene ikka. Hea, content tuleb. Nüüd lähme rikaste hoobide vahelt siit. Me peame üle silla saama nii ehk naa ju. Siis lähme siit ikka, jah? See on ikka väga suur, jah. Pinksi välja, näed, pinksi laud isegi välja. Oh, väga vahe.
aga see on ka ohtlik koht siin. No nii, mõttekam võib-olla jah. See on ikka väga võimas jah. Ja nüüd ootab ees meid väike siuke siin kiluvõileva snäkk. Esimene snäkk täna. Oi, kui head välja näevad kohe. Oi, aitäh. Oi jah. Aga jätku siis. Aga hea. Mees on ikka vaeva näinud. Jõudsime siit välja, nii. Väike tee ots siin, kes teab, see teab. Tartu silt, korra põikame siit sisse. Kuigi jah, sealt järgmisest juba läheks juba liiga kaugele. Saame siit ja siis vasakule. Jõudsime Räni silla peale. Ta natukene jah, tuul tõuseb ja natuke peab selle ära kannatama lihtsalt siin. Aga noh, õnneks ei saja midagi enam, nii et selles mõttes okei, libe ei ole ka siin. Nii et teeme ära. Saite üle, jah? Kumb parema tee valis siis siit? See oli ikka väga hea. Oli, jah? Tuleme ka pokkude pealt siis. Vaata, vanasti oli see Roger Moore'i Bond, oli krokodillide pealt jooksis üle, vaata. See oli päris okei isegi. Ei saanud jalad meelekski. Aga näed, see ümber Tartu tiir tuleb siit, kurat. Käna ei taha käia. Vaat see on nagu mingisugune kuu maastik. Ei, kuu ei ole, Marss, ma ei tea. See on ka suht uus tee, inimesed pole avastanud seda veel. Keegi ei sõida siin. Ütleme nii, et üle poole on kõnnitud, ma arvan. Üle poole, jah? Ja siin siis selle auks siis... Oh, ilusti. $18,98 kilti. No nii. Oh! Ilusti lendas. Esimene emotsioon, väga maitsev porter. On jah? Ma teen kohe enda omaga lahti. Meil on igal ühel selline. Nii et saame seda nautida siin. Esimene emotsioon, aga pudel ei ole esimene. Selles mõttes, et pudelid on läinud siin küll mõned juba veel. No nii, jõudsime selle Erika tee lõppu ja nüüd maantee peale korraks. Siin on kerglustee muidugi ääres. Ja siis vaatame sealt Tähtvere poole. Ülegi rada siin ei ole muidugi, lihtsalt minema jah. Tavaliselt mis koer siin on kogu aeg, aga täna vist ei ole. Siin on juba raskusi üles saamisega. Oh, väga hea, tubli. Ega mulle endagi oli. Ossa pirse! Ei ole lihtne see. Selle tee me valisime. Okei, see polnud väga raske. Sama lugu või? Kusjuures õige tehnika samas tahaks öelda. Mõtle, et mingid inimesed käivad siit kooli tõenäoliselt. See lugu, mida vanemad rääkisid, oi, omal ajal, kui mina koolis käisin, kui raske või koolis oli käia ikka. Tähelepanelik vaataja vist teab, oleme selle loomakliiniku juures, aga Valdorf kool peaks kohe vasakul jääma. Endine Maaülikooli siis hoone. Loeb, et
vasakule peab minema. Kuule, see oli nagu siuke seikluse moodi juba vaadake. Oleks nagu matkal. Ja. No minul see jalavalu on paremaks näiteks, vaata õll leevendus. Jah, nüüd valisime selle tee, et mis läheb siin alla Jänese matkaraevad ja õige Dendro pargi sellele nendesse jooksuradade ja suusaraade juurde. Mingi rikastele jooned siin õut ei võta igaks juhuks. Noh, ma pean selle lõpuni ikka jooma, aga no vaatame, loodame, et siin see on tõesti see, nagu ma enne korra ütlesin, et kui on asfalttee ja teiseks ta läheb allapoole ja siis see vesi lihtsalt sulab, voolab ära siit, et seda jääd võib-olla ei teki siin nii palju. Vaatame, palju kiltid on ka, ma arvan, et mingi 25 kilt äkki või? 26 juba. 26 juba või? 26,73 jah. Et natukene veel ja mis natuke, ikkagi päris palju veel, aga jõuame sinna. No nii, natuke libedast siin ikka on. Et ega siin... Oi, ma veeren. Libisen. Ma ei saa kiiremini minna. Kuule, mul oleks meelest ära ju. Mul on ju kotis naelik. Vaata, mis käib kossi alla. Aga ainult ühe jala oma mul. Ainult ühe jala oma mul. Äkki peaks selle alla toppima? Ma ei tea. Kus see teine kadus? Ei, ma leidsin selle Vapramäe matkarajalt. Keegi oli puu külge riputanud. Ma panen ta alla, vaatan, kas ta aitab. No nii, panin naeliku alla. Et ühe oma mul on jah, aga kusjuures hetkel on küll nagu natuke parem, vaatame. Lähme kohe siia. Selle jalal tõesti hea kõndida, siin pole isegi, kuule nagu üldse ei libise. Oleks parem jalal ka. No, nüüd ma tean, et mul üks jalg libiseda ei saa, nii ma saan selle jala peale toetada. Oi, sajab midagi või? Et nüüd ma vähemalt tean. Kuule, seda saab varem kasutada. Okei, mis seal ikka? Inimene õpib kogu elu. Sureb ikka lollina. Pime on, ta ei näe just, aga naelik aitas küll natukene, aga libe osa sai läbi. Kurat, seda väga jäis kohti ei tohiks rohkem väga olla vist, või? Ma arvan. Enne eelmist kohta ütlesite ka. Ma ütlesin täitsa alguses, see on kõige hullem möödas. Aga see oli tõesti niisugune nagu, mõtles seljamereks täitsa kaus olla. Nii, herm paistab seal siis. No seal tegelikult okei, siis jah. Ja hakkamegi vaikselt lõpule jõudma. Raske tegelikult on olnud kaus olla. Jah. Aga midagi pole teha, ma arvan, praegu on mingi, no mis te arvate, mingi 2-3 kilt umbes või? 2 isegi pigem, jah? Jah. Ja siis ootab meid saun ja väike söök ja mõned õlled ka muidugi ju. Jah. 6 õlut umbes võtan mina. Aga 6 või? Okei, ma võtan siis 7. Vaatame, kuidas siia läheb. Ma ei julge. Ta ütles veel, Sinna kohti tuli, mõtlesin, et äkki on vaja, äkki keha nõuab. Aga kõige tähtsam on see, et saunaõlled on olemas, see on kõige tähtsam. Kohe saab matk läbi, siis natuke veel. Ma arvan, siit on mingi, mis sa pakute, kilt või? On nii palju, kilomeeter on või? Umbes kilomeeter. Umbes jah, ja siis on läbi ka. Ja tegime ära. No, nüüd on praegu ei hakka veel ära sõnuma, aga... Nüüd tuleb mingi rõve, jäine, mudane koht veel. Ei, vist ikka ei tohiks tulla loogiliselt, jah. Ma olen päris linnas sees juba. Siin Jaamamuisem Selveri juures. Korralikud süldid. On küll, jah. Ma ei julge istutagi. Ega enam püsti ei saa, kui sa maha istud. Tehtud igal juhul ring peale, aga meil on väike challenge siin veel. Et veel 10 kükki ka. Kuidas vai mehed? Hästi. Palju tuli kilomeetrit? 37,12. Väga hea, Tartu ring peal 37,2 kilti, suurepärane. Veel saun.